Tere kõigile podcast Peavõit kuulajatele. Mina olen endiselt Janar Soo ja täna on mul külas sportlane, kes oma esimesel valitud spordialal pidi karjääri tegemisest juba 19-aastaselt loobuma. Ja kui paljud sportlase hakatised siis käega löövaki, tänane külaline nii ei teinud. Ta otsis mõned aastad ja leidis uue kire ja üllatus jõudis selles maailma absoluutsesse tippu. Mul on väga hea meel tervitada tänast külalist Kristin Lätti. Tere! No, mul on väga hea meel, et sa said siia tulla. Mul on sulle väga palju küsimusi, aga enne kui saate sisu juurde läheme, siis ma küsin hoopis nii, et kuidas sul praegu läheb ja millega sa oma päevi sisustad. Need tunduvad väga tihedad. Me kohtume ka kell 8 reede hommikul. Pole võib-olla kõige tavapärasem, aga kuidas siis läheb? Ma ütleks, et tegelikult läheb hästi. Elu on, ütleme, teistsuguse võib-olla suuna võtnud, et sellega on vaja harjuda, kohaneda, aga ma olen ennegi elus igasuguseid muutuseid läbi teinud, et see ei ole otseselt mulle võõras, aga iga kord see tuleb nagu kuidagi ikkagi mingi muu nurga alt selline, et okei, nüüd oleks vaja mingi muutus teha. Ehk siis see kohanemine, aga jaa, selles suhtes, et eks ma tegutsen edasi, et lihtsalt nagu jõude ei lösuta. Discgolfialaselt ikkagi natukene teen üht ja teist, on ju, et kui ma just võistlussporti ei tee selle hooajal vähemasti, siis natuke ikkagi löön kaasa ala edendamisse. Ma tegelikult siin natukene õpin ja täiustan ennast muudes valdkondades ja jah, ütleme, keskendun perele ja siis meie maja renoveerimine on lõpufaasis ja nüüd ma võtsin ka uue väljakutse, et siin paar võistlust kommenteerin suvisel ajal, mis ka nõuab natukene nagu sellist eeltööd ja õppimist, et jah, sellised teistmoodi väljakutsed ja siis ütleme, et fookus ongi suunatud sellele, et ka neid asju hästi teha. Tundub jah, et tegemist on, nagu sa ütlesid, siis neid muutuseid su elus on olnud ennegi. Ilmselt siis kõige loogilisem ongi kuidagi kronoloogiliselt minema hakata ja neist siin ükshaaval võib-olla rääkida, aga räägime siis sellest, et kuidas üldse sa spordi juurde jõudsid, et discgolf ei olnud see esimene, siis polnud discgolfi põhimõtteliselt siin meil olemaski. Aga mina lugesin välja, et sa tegelesid väga usinalt suusatamisega. Kas suusatamine oligi siis su nii-öelda täiesti esimene sport või tegid veel midagi? Täiesti esimene ta ei olnud. Siis kui ma läksin esimesse klassi, siis ma läksin ka võrkpallitrenni. Et mul vanemad mõlemad on ka väga sellised entusiastlikud spordiinimesed olnud ja ema ütles, et kui ikkagi kooli lähed, et siis mingi huviring peab lapsel olema. Ja siis ta teadis meil kohalikku sellist legendaarset võrkpallitrenerit nagu Helju Sutti ja siis tema trenni ma läksin. Ja päris head aastat tegin siis võrkpalli ja seal mul läks ka väga hästi. Aga ühel hetkel kuidagi see suusatamine tuli nagu juurde ja see kasvas lihtsalt nagu perega suusatamas käimisest välja, et ühel hetkel hakkasime nagu võistlusi vaatama ja käima ja hakkas jälle hästi minema ja siis ma kuidagi sattusin sellise fakti, et mõlemad sporti nagu ei saa justkui nagu teha tipptasemel, et sa pead valima ikkagi ühe ja ma valisin siis suusatamise, sest et ma ei tea, mulle tundus kuidagi, et seal nagu ma saan kõike ise teha ja ise vastutada ja et see mulle sobis ja nii ta läks, et siis see võrkpall nagu jäi ära ühel hetkel. Aga kui vana sa siis olid, sest sa nii ilusti ütled, et kahte sporti nagu tipptasemel teha ei saa, ikkagi tegemist on ju veel lapsega, eks ole, et päris nagu tipp-sport ei ole, kuigi ma tean, mul oli endal suhteliselt sarnane olukord kuskil, kui ma olin 12-13, ma mängisin jalgpalli ja korvpalli ja lihtsalt olid trennid hakkasid juba üle 5 trenni nädalas, nad olid ühel päeval lihtsalt ei saanud enam käia. Ja eks seal oli, see oligi mingi 6-7 klass, selline nagu teismeiga on ju, kus ongi võib-olla koormused lähevad suuremaks ja minu meelest oli nagu ma ei mäleta nüüd täpselt, kuidas see fakti ettepanek seal toimus, aga selles suhtes, et seal ma mäletan, et hakati nagu seda noortekoondist võrkpallis kokku panema ja et siis sa pead ikkagi nagu pühenduma, et ei ole nii, et käid igal pool ja teed natuke, aga mis oli nagu raske mõnes mõttes, aga samas nagu kui see otsus oli vaja teha, siis ma ikkagi
ta tuli nagu konkreetselt, et ma ikkagi tahan seda individuaalala teha ja tegelikult tuligi välja, et suusas hakkas ka väga hästi minema, et jah, nii ta läks. See on huvitav valik selles mõttes, et füüsiliselt vähemalt suusatamine tundub mulle 10 korda raskem, pikad pingutused, mahud treeningutel versus võrkpall, 10 sõpra, tore, muidugi raskeid trenne ka, aga ega see võrkpall nüüd kõige füüsilisem mäng selles mõttes ju ka ei ole. Et tundub nagu valisid siis lõbusa spordi asemel ikka nagu siukse tõsise töö asja. Jah, valisin küll, et kusjuures see on nüüd mul viimase võib-olla paari nädala eriti siukene kuidagi aktuaalne teema olnud, et ma olen mõelnud, et miks ma nagu kuidagi ma tunnen, et ma olen nagu normaliseerinud ka sellist nagu valu ja mingisugust kannatust ja läbi nagu raiumist ja et see kuidagi tundub mulle normaalne asi, mida teha, aga tegelikult elu ei peaks selline olema aga ma tänu sellele muidugi olen väga palju nagu sportlikus mõttes saavutanud, aga just seda ka vigastuste poolt nagu mõelnud, et ma ei ole osanud alati nagu õigel ajal nagu piiri tõmmata, et seal all ikkagi mingisugune uskumus pidi juba varasest peale olema, et see raske töö on kuidagi rohkem väärt millegi pärast või et selline, et see kannatus on millegi pärast nagu kuidagi olulisem. Eks see meie esiisadest kuskilt tuleb ja nii ta on, et sportlane üldse ilmselt ongi harjunud sellega ja tegelikult selle podcasti käigus ma olen niisuguseid häid mõtteid ka saanud, et tegelikult meie jaoks ongi justkui see valu, füüsiline valu on hästi normaalne asi, et me ei teegi sellest välja, me oskame sellega olla, see nagu ei vii meid rivist välja, aga samas mentaalne pool, millest meil ka kindlasti juttu tuleb seal, me kuidagi ei oska seda ära niimoodi tunnetada või see ei ole normaalne ja siis tekibki meil see probleem, et see kuidagi tõesti on väga lihtne füüsilist nagu probleemi või füüsilist pingutust või valu taluda on nagu tegelikult lihtne sportlasel. Ja me kuidagi võib-olla normaliseerime seda, et see on nagu okei, aga ja ma arvan, et igasugused nii-öelda valud siis või et see on kuidagi selline asi, millega peab lihtsalt hakkama saama, et vähemasti minu enda hoiak on olnud selline, et ja isegi see, kui ma tegelikult tunnen, et ma ei tahaks nagu seal sees olla või et ma ei taha lihtsalt hakkama saada, et siis ma ei ole osanud võib-olla seda kuidagi reguleerida teistmoodi, aga samas jällegi, kui hakkad nagu tagasi vaatama ja oskad nagu sellest mingisuguseid järeldusi teha ja oskad ka hiljem võib-olla teistmoodi valida, siis tegelikult ka kogu see kogemus on olnud ju väga nii-öelda kasulik ja õpetlik. Ei muidugi, ega elus ju pole vigu, kui sa neist õpid, siis need on õppetunnid, eks ole, et see on minu meelest ka väga hea mõte, mida kaasas kanda. Aga nii kui suusatamise ära valisid, ütlesid siuke 6-7 klass, kas siis juba olid oma peas ikkagi nagu selgelt otsustanud, nüüd must tuleb või vähemalt peaks tulema suusataja või see oli veel pigem lihtsalt noorte trenni tegemine? Ei, ma ikka olen kogu aeg orienteeritud oma peas sellisele nagu võistlusspordile, et see suusatamisega oli küll, et meil olid ju suusatamise sellised hiilgeajad, et meil olid väga head eeskujud, kes võitsidki olümpia kuldmedaleid ja tegid suuri tegusid maailmas, et see kõik nagu tundus, et see on saavutatav, kui pingutada jälle on ju kõvasti vaeva näha, et siis see on nagu kättesaadav meile. Ja eks sealt nagu ma kuidagi tundsin, et ma väga tahaks seda ja sealt ka selline võib-olla siis see ülepingutus nagu tuli, et paraku tuleb välja, et see, kes kõige rohkem treenib ja panustab, et see ei ole kõige parem, et seal ei saa nagu võrdusmärki tõmmata, et see sport ikkagi koosneb nii paljudest erinevatest elementidest ja sinna juurde kuulubki see, et sa märkad oma vajadusi ja puhkad piisavalt palju, et see ei ole ainult lähen ja sõidan 50 kilomeetrit. Ja mulle õnneks kuskil õigel ajal mingi tark treener ütles, et treenimine, puhkamine ja toitumine kõik on 33,33% su arengust ja see natuke aitas, aga eks seda treenimispidurit on juba sellepärast ka raske maha võtta, et see on ju asi, mida me saame teha, aga ma ju saan, ma nagu tean reaalselt, et sellel peaks mingi positiivne tulemus olema
ja mis mul siis nagu on, et kas ma nüüd istun siin tooli peal ja puhkan või ja tunnen, et teised saavad paremaks või siis lähen teen ise ja tunnen, et ma saan paremaks vist. Ja, et mind see nagu ka kannustas ja eks tegelikult oli ikka neid kõrvalt nagu ütlejaid, et võib-olla siit nagu tasub kuidagi järgi anda või midagi teha, on ju. Aga lõpuks ma ikka tegin nii, nagu ma tegin, et selles suhtes võib-olla ma oli nagu raske seda nii-öelda kontrollida mind, ütleme siis, et kui mul see idee oli, et siis ta oli peas ja nii ta kuidagi kujunes, et sel hetkel oli väga raske, aga nüüd juba jälle vaatan tagasi, et juba siis olid nagu sellised märgid, et sellest üle pingutamisest. Aga paar korda jõudsid Eesti meistriks ka ennast suusatada, kui ma ei eksi ja siis tegelikult 19-aastaselt siis tuli suusakarjäärile kriips peale tõmmata, et kas tegemist siis oligi see ülepingutusest tingitud nagu mingite tervisehädadega või seal oli midagi muud ka? Ja tegelikult, see mu väga suur unistus oligi peale põhikooli siis Audentesesse minna Otepääle ja praktiliselt kohe ka tuli siis ületreenimine seal, et ma mäletan, mul oli üks selline nagu tugev viirus või gripihaigus ja ma tulin nagu sealt liiga varakult välja ja asusin treenima, et ma arvan, et sealt nagu sai see asi alguse, et arstid seal kahtlustasid, et see võib-olla on ju südamelihase põletik, et sellepärast ma olingi lihtsalt väsinud kogu aeg ja ma ei jaksanud nagu mitte midagi teha, et ja sellised ütleme südamega olid teatud probleemid ja siis ma siiamaani selgelt mäletan nagu seda hetke, et kui ma käisin Tartu spordiarsti juures ja siis spordiarst ütles, et suure tõenäosusega, et sa ei saa kunagi nagu saavutada seda, mida sa haigusele eelnevalt oleksid olnud suuteline tegema. Ja see kuidagi lõi mind nii nagu tugevalt, et ma mäletan, kuidas ma bussiga loksusin sinna Otepääle tagasi ja üritasin oma pisaraid varjata, et kuidas ma siin bussis hakkan niimoodi nutma ja et isegi siis ma nagu kuidagi üritasin nii-öelda hakkama saada, on ju, oma selle siukse valuga, aga jah, kuna see oli olnud nii suur unistus ja ma olin väga orienteeritud nagu sellele ühele asjale, et siis see oli tõesti väga suur hoop ja ma ei osanud ka kuidagi üldsegi sellega toimegi tulla, et ma lihtsalt siis mäletan, et selline naiivne usk oli, et äkki see läheb nagu ära, aga tegelikult ei läinud kergemaks, need treeningud ei läinud kergemaks, et proovisin ja ma tegin ikkagi Audentes nagu lõpuni kooli, aga midagi nagu ei muutunud või sellist nagu kergust tegelikult ei tulnudki kunagi tagasi ja siis ma sain aru, et et sportlast minust ei saa. Seda nüüd tagant on naljakas kuulda küll. Aga mis sa arvad, kumb nagu tollel hetkel nagu hullem oli, et selle arsti nagu ühest küljest, et sul tervisel on mingi jama, eks ole, see ei ole juba hea uudis, on ju, et noor inimene tervisega, isegi südamega mingid jamad, või siis nagu reaalselt see fakt on ikkagi nagu valusam, ütleme siis jutumärkides valusam, et sa ei saa kunagi nagu seda taset kätte, mida sa enne oleksid saanud. See oli minu jaoks valusam kui see, et mul südamega mingid jamad et ma nagu tahtsin, et need jamad lihtsalt ära kaoks, et kuidagi üleüldse nagu selline allakäigu nagu spiraal tuli sealt, et nagu miks minuga ja nagu selline täiesti siuke ohvrisse nii-öelda langemine, et miks see nüüd juhtub ja aga see tuli ka nagu teadmatusest, et ma isegi ei osanud selles situatsioonis kuidagi näha mingisugust teist perspektiivi ja ju see oli vaja läbi töötada, et kuidas siis oma sellest unistusest nii-öelda lahti lasta, aga see ikkagi nagu vältas aastaid, sest et siis kui ma ikkagi Audenteses olin, et siis ma ikkagi lootsin, et äkki midagi muutub. Aga jah, et kui kool nagu läbi sai, et siis kuidagi see argipäev nagu jõudis kohale, et ikkagi elu läheb edasi ja ju siis on niimoodi, et siis tuli ka mingisugune selline aksepteerimine, et see on okei, kui ma ei tee sporti. Aga kas see siis oli ka päriselt okei, et läksid Tartusse õppima, kas sa uskusid, et sa teed veel sporti või kas nagu, sa ütlesid küll, et sa arvasid, et sinu sportlast ei saa, aga kas sa jätkasid aktiivselt või mingiks ajaks nagu lõi sport nagu täieliku
plokki ette või selles mõttes toimetasid edasi? Ei, ma ikkagi käisin nagu trenni tegemas nagu, et see on kuidagi olnud osa elust, et ma seda ei oska niimoodi lihtsalt nagu ära jätta, et ma ei kujutaks ette, kui ma lihtsalt päevad läbi istuks või noh, ma ei tea, see kuidagi mahu minu reaalsusesse ja mulle meeldib igasugune sport tegelikult, et see nagu on nii kaasahaarav minu jaoks ja selline kehaline nagu tegemine ja et see on nagu vahva. Ja siis ma isegi, ma suusatasin ja ka ma tegin veel mingid estolopatisarja kaasa seal mingi aeg, aga see oli nagu siuksel mitte orienteeritud kuskile saavutussporti, et see oli lihtsalt puhtast rõõmust siis tegin, et ma ei pannud sinna juurde mingeid silte, et midagi peab saavutama, aga see on loomulikult tore, kui tuleb nagu just mingi hea tulemus, et see... Aga kas sul on siis suutsid nagu oma seda treeningnuppu nagu maha tõmmata, et mõistusega siis treenida, kui sa enam ei olnud proff, et minu enda probleem on see, et kui ma täna käin trennis ja mul ei ole järgmine päev lihased olused, siis järelikult ma ei teinudki trenni. Mõttetu, täiesti mõttetu. Ja eks ma ikka märkan endas neid mingeid ütleme nii, et me oleme iseenda ju kõige suuremad kriitikud ja selline iseendale nagu hinnangute jagamine, et see toimub pidevalt meis, et kui me seda hakkame märkama, et nagu sa ütlesid ka, et käin küll trennis, aga samas see tundub kuidagi mõttetu, mis asja, mida sa üldse tegid seal on ju, et tee rohkem või tee kõvemini või paremini. Et mul on ka neid hetki olnud ja vahepeal siiamaani ma märkan seda mingisugust hinnangut seal, aga kindlasti see on muutunud ajas, et see arusaam või see pilt nagu selle spordi tegemisest ei ole must ja valge. Ma arvan, et ta muutus juba siis peale seda keskkooli lõppu, aga eks mingisuguseid nagu kihte ma avastan siiamaani, et näiteks praegu sügisel mul hakkas küünarnukk valutama, kuigi ma olin juba nagu öelnud, et ma praegu üldse nagu ei tee, on ju. Et see oli nii kummaline ja siis ma ei teinud sellest valust välja, ma alguses mõtlesin, et see ongi lihtsalt lihasvalu, et tahtsin tennist mänginud ja nii. Ja siis tuli välja, et mul tegelikult epikonduliit. Okay. Mis see tähendab? See ongi tennisemängija küünarnukk, nii-öelda maakeeli. Et siis ka nagu see, et ma olen jälle mõelnud, et näed, teen enda nagu rõõmuks seda sporti ja see ongi minu jaoks nagu rõõm, aga et samas ma ikkagi teen neid trenne läbi valu, et ma olen jälle nagu samas kohas midagi, et kuidas siis nagu sellele nii-öelda see pidur panna. Aga jah, ühesõnaga treeningkoormuste vähendamine, et see õppetund jälle, et ära siis nagu toimeta nii palju. Aga ma natuke tahaks ikkagi seda küsida, et 19 aastased selles mõttes nagu sportlaskarjäär või tulevane karjäär juba lõpetada. Ütlesid ka, et sellest nagu välja tulemine, selle aktsepteerimine, ütleme keskkooli lõpus oli nagu lihtsam, aga see ei saa ikkagi ju lihtne olla, sest see ongi mingis mõttes su elu, et kas nagu tol ajal olid, kuna sa ka Audenteses käisid, kas seal juba mingid psühholoogiilaadsed asjad olid, kelle teenused sa kasutad või sa otsid ise või panidki hambad ristis ise läbi, ma ütleks, et nagu Eesti mees, aga sa oled tükene kange Eesti naine, mulle tundub. Ei, ma ikkagi ei olnud selline nii-öelda see vaimne abi nagu, ma ei tea, nagu kuidagi ma ütleks, et see nagu see kuidagi ei olnudki laual nagu minu jaoks või ma ei teadnud, et see võiks nagu oluline olla, et ma olen ise nagu tegelikult maast madalast olnud selline enesearengu huviline või entusiast, ütleks, et ma isegi juba väga väiksena mõtlesin selliste eksistentsiaalsete küsimuste üle ja et kuidas üldse inimene funktsioneerib ja mis meie nagu mõttemaailmas toimub ja see on mul alati nagu paeluv olnud ja eks ma kuidagi ise üritasin ennast nagu niimoodi manageerida võib-olla, aga paratamatult
see iseenda selline dialoog, mis sul peas käib, et see on alati väga selline ühekülgne ja teinekord, kui sa lihtsalt saad kellelegi välja öelda oma mõtted juba, siis see inimene ei pruugi isegi vastata, aga sa juba kuuled või näed nagu läbi oma sellest mingisugusest asjast, mida sa seal nagu tõeseks pead. Aga mul sel hetkel see peegel nagu puudus, et ma isegi ei osanud mõelda, et seda abi kuskilt otsida või see tundus sel hetkel ebavajalik. Tagasi vaadates ma saan aru, et see oleks väga vajalik olnud, et selles suhtes, aga jah, ei osanud lihtsalt, ei osanud teistmoodi. Jah, ega see ongi maru keeruline ja ma olen nõus, me oleme enam-vähem üheealised ja eks minu need vigastud hakkasid ka umbes samal ajal ja ma olen täiesti nõus, et ei olnudki reaalselt laual seda varianti, et mine ja räägi kellegagi, et eks siiamaani on natuke nii, et rääkivus käivad ikka need, kellel probleem on meil ilmselgelt oligi sellel hetkel probleem, aga reaalsus on ju see, et rääkima peaks need, kes probleemi ei taha. Et siis on võimalik midagi. Aga miks siis õigusteaduskonda ja juurat õppimus? See oli juba varem välja mõeldud mingi huvi, et eksistentsiaalsed küsimused oli ka noorena ja ütleme nii, et sellist juurat sportlasena ilmselt oleks väga raske juba õppida, et ma ütleks, et see ongi nagu siuke mingis mõttes kannapööre või? Võib-olla jah, see oli ka nagu, ma arvan, et see valik oli kuidagi selline see ei tulnud nagu sellest puhtast kohast või soovist, et see on tõesti, kuhu ma tahan elu pühendada, et see tundus lihtsalt, minu arust üldse mingil hetkel oli nagu see buum, et kas sa lähed majandust või juurat õppima. Ja ma arvan, et ma nagu mahtusin selle buumi sisse nii-öelda, et ma ei osanud, ma arvan, tehagi üldse valikut oma tõelisest sellisest kutsumusest lähtuvalt või ma ei osanud kalkuleerida ja siis see tundus lihtsalt selline nagu vinge asi, mida või nagu tore, mida teha, aga siis mingid aastad hiljem ma sain aru, et see ei ole üldse asi, mida mina tahaks teha, et ma hakkan kuskil näpuga järgi ajama ja nii-öelda üldse kuidagi vaatama, et õige ja vale ja see üldse ja siis ma jätsin pooleli selle. Okay. Et see ei ole nagu, see ei ole minu teema, et las see jääda nendele, kellele see nagu paneb silmad põlema, et minul see ei pannud ja lõpuks muidu jõuan ju jälle ringiga sinna, et ma nagu olen õnnetu. Teed läbi valu ühesõnaga, lihtsalt mitte füüsiliselt. Jah, et siis see jäi sinna paika, et see ei olnud üldse nagu huvitav valik oli. Ja mul on üsna sarnane lugu, mul pärast siis me ei mäletagi järjekorras 3. vist seda ristati sideme rebendit, mõtlesin, et enam ei hakka seda kossu mängima ja teen ka täieliku kannapöörde, tulin Tallinna Ülikooli ja hakkasin riigiteadust õppima. Täpselt 1 semestri. Ma mõtlesin, et kui must korvpallurt ei tule, siis tuleb vähemalt president, aga selle semestriga sain aru, et presidendiks saab teistmoodi ka ja täna enam seda ambitsiooni muidugi pole. Et vähemalt teen midagi asjalikku ikkagi, et see peab olema nagu kuidagi. Midagi päriselt ära teha, midagi suurt, eks ole, ega sportlasena ka ju unistused on suured ja pole mõtet mõelda nii, et tahakski ainult Eesti meister olla. Ikka mõtled kõigest suuremalt ja mina ei tea, mingid inimesed, ma saan aru, 40% inimestest sünnivad mentaliteediga, et nad ongi nagu talendikad. Ja nad peavad seda nagu kasutama. Ja tihti see tekitab ka pingeid, sest ma ise vaatan enda pealt, me hiljuti olime ühel pädelilturniiril koos, eks ma ei olnud üle 1,5 aasta pädelit tegelikult mänginud. Ja siis mind ajas nii endast välja, kui mul ei tulnud välja ja ma mõtlesin sellel ajal kogu aeg, et nagu miks ma üldse arvan või miks ma eeldan endalt, et ma nüüd mängin siin nendega, kes praktiliselt iga päev seda asja saavad teha, aga ma ei saa midagi teha. Ajab nervi. See soov on seal all olemas, ma tean, ma oskan väga hästi samastuda, et kui ma nagu midagi hakkan tegema, et siis minus on ikkagi see mingi soov või eeldus, et mul peaks väga hästi välja tulema. Ma loodan seda ja siis ma ka, mida nii-öelda teadlikumaks saad sellest, et okei, mul on nii-öelda see kalduvus niimoodi mõelda, et sa saad nagu sellele selles mõttes piduri panna, et miks ma jälle siin hakkan nagu kuidagi lahterdama ja mingisuguseid ootuseid seadma, et see tegelikult
rikub kuidagi võib-olla selle rõõmu ära, et sa ei saagi nagu nii-öelda selles hetkes kohal olla, siis sul on kogu aeg see mingi ootus, et midagi peaks juhtuma või niimoodi peaks asjad minema, et ma üha rohkem lasen ennast siis üllatada, et ma lihtsalt keskendun sellele käesolevale ja vaatan, kuidas need asjad välja tulevad, aga jah, see saavutusvajadus, see on üks huvitav asi, et just, et on mingisugused tähtsamad asjad ja näiteks ongi et president olla on tähtsam kui mingi muu amet või et see sportlik nagu saavutus, see kuldmedal on väga, väga oluline, et ma tunnen, et mida vanemaks ma ka saan, et ma saan nagu aru, et tegelikult me ei aja ju neid saavutusi taga, et me ajame seda enesetunnet taga, et kui me tunneksime hästi ennast, et me tunneks ennast õnnelikuna, sest me võime ka olla sellises kohas, kus meil on väga palju saavutusi, aga me ei ole üldse õnnelikud. Või siis meil ei ole nii-öelda neid saavutusi, aga me oleme väga õnnelikud, et seal on huvitav paradoks nii-öelda, et ma väga suure osa oma elust olen nagu seda võrdusmärki tõmmanud, et saavutus võrdub see õnnelik elu, et tegelikult see ei ole nii nagu üheülbaline. Ei ole jah, aga seda tihti saabki nii-öelda tagasivaates, eks ole aru, et mina täna saan kõigile nagu sportlastele öelda, et lihtsalt nagu nautige seda, mis te teete ja kui te ei naudi, siis ärge tehke seda. Nagu reaalsuses tegelikult on niimoodi. Aga jällegi, olles ise olnud sportlane võib-olla mitte kõige lihtsama karjäärikäiguga, siis kuradi raske on nautida, kui ikka kogu aeg on nagu kõrvad lantis. on, et selles suhtes, aga see on ka nagu osa kuidagi sellest teekonnast ja ka ikka üritan ju ka enda tüdrukut kõrvalt ma ei tea, kuidagi nagu nõu anda, aga siis ma vaatan, et eks tal on ise vaja need kogemused kätte saada, et on kaotuseid, on võite ja sinna juurde kuuluvad igasugune niisugune suur kokteil emotsioone. Ja need on vaja läbi teha lihtsalt, et ega nagu ära hoida ei saa. Ega ei saa tõesti ja mingis mõttes peabki nii olema ja tegelikult kui me tagantjärgi vaatame või ma vahel võrdlen nagu tippsporti nagu laste kasvatamisega ka, et nagu sa ju mingi väga selge eesmärgi nimel töötad, on ju, kas siis laps nagu suureks ja toredaks inimest kasvatada või ma ei tea, tulla olümpiavõitjaks, on ju. Ja see nagu konkreetselt sitt, millega sa nagu seal vahepeal tegelema pead, seda on nagu nii palju ja nendes hetkedes tundub üliraske ka, aga siis lähevad aastad edasi, jõuad selle eesmärgini või mitte, ja siis hiljem meenutades, keegi ei räägi sulle sellest, kuidas ta oma laste nagu mähkmeid nagu vahetas või midagi sellist. Kõik me räägime sellest, ja siis ta tegi esimesed sammud. Ma ei mäletagi neid lihtsalt magamata öid mingi selle fit palli peal hüpates, et see laps ka nüüd magama jääks. Aga kui keegi nagu palub mul nagu kas või meenutada seda tunnet, ma ei mäleta, ma mäletan, et see oli paha. Aga ma mäletan kõike nagu toredat ja tegelikult spordiga ka on minu meelest suht samamoodi, et seal hetkel on ikka nagu jube seal olla selles halvas kohas, aga kui kuidagi õnnestub nagu tervena sealt välja kaevata ennast, siis pärast see enam meeles ei ole. Ja absoluutselt ja üleüldse on hea, kui on selline kehv mälu nii-öelda, et minu arust üleüldse elus aitab see, et tihtilugu mina unustangi asjad ära, et ma isegi ei mäleta. Et kuidagi elu lihtsalt liigub edasi ja ju üks hetk teise järel, et kui sa nagu suudad selles hetkes kohal olla, et kuskil ei ketra midagi, et siis ongi see lihtsalt, mis on ja see on tore, ma arvan. Aga sa ütlesid, et see ülikoolis, ütleme, see juura sulle ei meeldinud või ei sobinud, aga siis ei ole ju väga lihtne. Aga kuidas sa siis hakkama said, et rõõmus olla, kui nagu päris sporti enam ju teha ei saanud? Ütleme, see eesmärk oli ära, nii, nüüd õppisid seda juurat, mis sulle ka ei meeldinud, eks ole, et kuidas siis seda nii-öelda fookust hoida või nagu kainet meelt? Tegelikult siis ma saingi 2013 sain tütre, et ühel hetkel nagu tüdruk võttis selle tähelepanu endale ja ma olin nagu sellele fokusseeritud, et siis ma nagu enam ei mõelnudki mingeid muid mõtteid ja kuidagi
jah, ma vist ei mõelnudki muid mõtteid, et ma olin mingi osa oma elust kogu aeg nagu planeerinud, et nüüd hakkab niimoodi minema ja siis ma hakkan seda tegema ja siis tuleb see. Ja siis kuidagi, öeldakse, et kui inimesed teevad plaane, et siis jumal naerab selle peale, et siis ma tunnen, et see oli täpselt nagu sama olukord, et need plaanid ju võisid olla, aga tegelikult kuidagi läks täiesti risti vastupidi ja ma arvan, et siis tütre tulekuga ma juba saingi aru, et et siin ei ole mõtet nagu mingi plaani teha, et ma lihtsalt vaatan, kuhu see nagu elu lihtsalt nagu veereb nii-öelda. Ja siis tütre kõrvalt ma tegelikult juba ju leidsingi discgolfi, et siis sai nagu koos käidud, kärutasin seal raja peal ja viskasin kettaid. Kas sa olid siis esimene eestlane, kes ketta kätte võttis või kui kaua see kettagolf üldse Eestis selleks hetkeks olnud oli, sest Võt seda ma nii täpselt nüüd ei teagi, eks ta mingit aega ikkagi oli olnud, sest ma mäletan, et kui ma jõulumäel sõitsin, ikka käisin suusatamas ja rullsuuska sõitsin ka suvel, siis ma nägin, et mingisugused imelikud kambad käivad ühe nagu korvi juures teise juurde oma kottidega ja et ma ei saanud üldse aru, mis toimub, et siis ma lehest lugesin, et mingid sellised võistlused on, et okei, et mingi ma kohe jagasin seal väga tugevaid hinnanguid, et see on täitsa veider nagu, et mis siin toimub. Aga siis mind kutsuti nagu seda proovima lihtsalt nagu, et fun ja siuke, ma spordile ikka ei ütle, et sellest suhtes proovime ikka. Ja sealt kuidagi selline pisik tuli, et ja ilma igasuguse tagamõtteta, et võiks seda kuidagi nagu paremini teha, et see ei tundunud üldse nagu ka jälle laual, et see lihtsalt oli nagu lahe asi, mida teha, et kui sa nagu Unot mängid, siis sa ka ei mõtle, et võiks profiks hakata. Ja, et võiks nagu paremini mängida, et kuidas ma paremini saaks hakata. Ja sa mängid siis seal lõbus, et selle discgolfiga oli täpselt sama asi nagu minu jaoks. Aga jälle kõik üks asi vist teiseni. Aga ja siis hakkasidki, jalutasid lapsega, loopisid kettad seal all korvikeses. Aga mis hetkel siis just kui nagu ega sa nagu liiga kaua ei mänginud ju enne, kui juba ikkagi võistlema hakkasid ja... Ei mänginud väga kaua ja ma mingi aastaki olin mänginud ja siis oligi siis oma nagu selle kohaliku klubiga kuidagi jõuti sinna maani, et võiks Eesti meistrivõistlustest osa võtta. Ja mina väga pelglik, ma ei taha, kuhu ma võistlema lähen, seal mul juba löövad minu need nõrgad kohad välja, et siis ma tahaks juba hästi ju teha, aga lõpuks ma ikkagi olin nõus, et kuigi ma isegi ei teadnud reegleid väga hästi sellel mängul, et kuidas nagu on reeglite kohane nii-öelda siis mängida, et me ise oleme ju kohtunikud seal ja aga kuidagi ma sain hakkama ja meil oli veel nii, et me olime 3 naisega, olime Viigis peale turniiri, et me pidime ümber mängu tegema siis, kus kõik see rahvas, kes seal võistlustel osales, et nemad siis nagu vaatasid ja siis ma küll mäletan, et kuidas mul põlved ikkagi nagu täiesti nõrgad olid, et mida pekki, kuhu ma ennast mässinud olen. Aga ma võitsin selle, et see oli päris nagu sürkogemus, et ma kohe nagu need esimesed Eesti meistrivõistlused võitsin ja aga siis sa ikkagi ju pidid oskama mängida, et mis mõttes reeglid ei teadnud, midagi ikka teadsid? Discgolfis on ikkagi tegelikult väga palju nagu reegleid, et see ruulbook on ikkagi paks, et mis mingi... mingid nüansse. Ma ei teadnud nagu, et seda, et ma pean viskama korvi poole ja korvi, et see ja tiia alalt hakkama ja seda ma teadsin, aga nagu, et neid nüansse ei teadnud, et näiteks, et sul on 30 sekundit viskamiseks, aga see kuidagi selgus hiljem alles. Tuleb mängu käigus, töö käigus. Aga jah, et see oli päris vahva, et ma olin nagu lõpuks ikkagi nõus ja ma lihtsalt mäletan, et see ikkagi seda pinget oli kehas väga palju, et kuigi see oli täiesti nagu mingi nii-öelda väike üritus ja nagu nii-öelda lambi üritus, et aga ikkagi nagu tahtsin hästi teha aga võib-olla see pinge aitaski siis hästi teha. Aga kui palju sa ikkagi nagu trenni nagu selles mõttes siis selle aastaga juba teha jõudsid või käisid reaalselt nagu iga päev, mängisid 2 tundi või üle päeva või kuidas, või tegid mingid harjutusi või lihtsalt mängisid? Ma lihtsalt mängisin nagu suvalt. Aga mitte iga päev? Mitte ilmselt iga päev päris aga ikkagi ma ei mäletagi, ma ei mäleta isegi, mida ma eile tegin, aga et see juba on ju mingi 12 aastat tagasi. Aga kas sa seda mäletad, mis hetkel sa nagu hakkasid mõtlema, et
et mul on ikkagi uus võimalus siin sportlaskarjääri teha? Või kas sa üldse mõtlesid nii või see lihtsalt ka tuli ja siis järsku sa olid, et ma nüüd olengi sportlane? See ka lihtsalt nagu ikkagi tuli, sest et ma mäletan, et kuna see ala oli nagu selline ka minu jaoks nagu veits tundmatu ja hoomamatu, et ma ei tea, ma tean, kuidas ma suusatamises peaks treenima ja missugused need elemendid on aga ega ma ei osanudki muud teha, kui lihtsalt mängida. Ja see mängimine tõigi mulle väga palju rõõmu, aga siis lisandusidki juurde lihtsalt need võistlustel käimised, et siin Eestis ja ütleme siin Lätis, Leedus võib-olla, et ja seal nagu hakkaski kuidagi mäng hakkas nagu jooksma ja tulid head tulemused ja siis meil nagu ala niimoodi üleüldisemalt ka ju arenes, et see discgolfiliit tekkis, on ju, siis hakati koondist välja panema Euroopa meistrivõistlustele ja ka mina sain sinna ja seal tulid head tulemused ja siis nagu see kõik nagu kuidagi innustas, et ikkagi nagu edasi teha, aga ma mäletan, et see üks suur võti oli seal, et mul ikkagi tänasel päeval siis abikaasa ütles, et ma võiks ikkagi kuskile USA poole vaadata ja et seal ka nagu ennast nii-öelda näidata. Ja suuresti tänu temale ikkagi need reisid nagu said juhtuma, et ma üksi ei oleks mitte kunagi läinud, et aga siis tema nagu toel ja koos niimoodi teha oli ikkagi tore ja sai need esimesed reisid tehtud ja ma arvan, et siis, kui me selle ühe nagu pikema reisi tegime, see oli täpselt enne koroonat, oli 2019, kus mul seal Disc Golf Pro Touril ja seal nagu läks ka väga hästi, et ma sain seal väga häid tulemusi ja siis ma võitsin ka esimese majori, et see on see kõige suurem turniir, on ju. Ja siis kuidagi see minu siis see Rootsi sponsor märkas mind ja oli nõus mulle nagu finantsilist tuge pakkuma. Et siis ma mõtlesin, okei, et mul on nagu potentsiaali. See on päris lahe lugu niimoodi, aga kas siis USA turniir või kuidas, ütleme, Eesti meistrivõistlused ütlesid, põlved värisid, rahvas oli seal, nii, nüüd läksid lähiregiooni, kas seal ka põlved värisid või see nagu värin jäi sinna esimesse nii-öelda võistlusesse, kus tegelikult tagant vaatas päris hea test ka, on ju, et see ümberviskamine kõigi ees ja pärast pole nagu midagi pidada enam. Ei, see oli väga hea kogemus. Ma arvan, et see on üks hullemaid, mis on nagu toimunud, ma arvan. Aga eks need pinged ja sellised kahtlused või kõhklused, need nagu käivad hooti. Et vahepeal on ka olnud selliseid turniire, kus ma olen täiesti nagu sõiduvees, et ükski nagu asi kuidagi ei kõiguta ja seda pinget on täpselt nii palju kui vaja, et teha hea sooritus. Aga on kindlasti olnud ka neid hetki, kus see pinge on kuidagi nii suur, et sellega ei oska nagu toime tulla ja see pigem pärsib seda sooritust, et ma arvan, ma olen kõike kogenud. Aga üldjuhul jah, ma arvan, et see hakkama saamine on olnud pigem ikkagi hea ja kuidagi ma ei pelga vist seda raskust, et isegi kui on väga raske, et siis ma tulen sellest läbi ikkagi, et see on pärast väga hea tunne. See on võib-olla boonus, et ikkagi ma teen selle kogemuse nagu kuidagi ära, et see on kuidagi kannustanud. Ja eks ta loogiline mingis mõttes on, aga kas seda nagu rõõmu, mis sa sellel esimesel discgolfi aastal siis tundsid, kas see nagu võistlemine hakkas seda rõõmu kuidagi vähendama ka või ikkagi mingi, ma kujutan, et siis kui juba nagu sponsor ka tuleb, et siis ju on mingi reaalne nagu ei saa öelda, et kohustus nüüd võita, seda ei saa spordis nagu öelda, aga kellegi ees nagu justkui mingi kohustus ikkagi on? Peale seda, mul pigem tuli nagu indu juurde siis 2019, aga oligi siis, kui see COVID tuli, et see kuidagi pani selle põntsu, et ma tundsin, et nüüd olen just nagu hakanud nagu seda head vormi saavutama ja neid ei saagi nagu võistelda, et siin jällegi Soomes ja Eestis sai mingeid võistlusi teha, on ju, aga tegelikult suures pildis võib öelda, et just kui see hooaeg nagu siis 2020 jäi nagu vahele, siis 2021 sai nagu tagasi ree peale, et sai jälle USAs käia. Sealt tulid jälle väga nagu suurepärased tulemused ja see nagu ikkagi
oli nagu tore, aga eks seal siis nagu juba hakkasid võib-olla mingisugused sellised märgid, et jõle raske on nagu nii palju kodust eemal olla ja see nagu võib-olla on nagu koormand, et see võistlus ise mitte nii väga, aga kõik sinna nagu juurde kuuluv, et see kohustuste hulk hakkas nagu ühel hetkel nagu nii hüppeliselt kasvama, et kui muidu ma olin nagu vaadanud, et okei, siia võistlusele ma tahan minna, siis see on nagu tore, aga siia ma ei taha minna ja kedagi huvitanud, kas ma teen seda või ei tee seda. Ja kedagi huvitanud, kas ma olen esimene, teine või kolmas või neljas või viies, aga siis mingi hetk hakkas see kuidagi nagu muutuma ja siis jah, see võib-olla siis nagu hakkasin märkama, et ühel hetkel, et tunnen, et ma ei tea, kas ma nagu jaksangi sinna võistlema sõita üldse, et see tundub rohkem nagu kohustus kui mingisugune rõõm. Nojah, ütleme, et jah, üsna loogiline, et kõik see muu mudru sinna juurde, eriti kui ikkagi oled valitsed mingis mõttes oma ala ka, siis seda küsijaid ja tahtjaid on ilmselt päris palju, et kujutan ette, et mõni nii-öelda päev lähebki lihtsalt selle nahka, et lähed kuhugi võistlusele kohale, aga reaalselt ma ei tea, jõua radagi proovima, istud kuskil, annad intervjuusid, autogramme. Ja eks igasuguseid päevi oli jah, et oli väga pisisid nii-öelda päevi ja ma ei ole alati olnud väga hea selline nagu oma nagu selline ruumihoidja või piiride seadja, et kui ma tunnen, et ma tegelikult tahaks öelda ei, et siis ma tunnen mingit kohustust öelda jaa ja teen ära nagu jälle hambad ristis, et ma arvan, et see on nagu see minupoolne nii-öelda selline asi, mida mina saaks nagu teistmoodi teha ja teistmoodi otsustada, et eks ma ka õppisin seda siis selle karjääri jooksul, et vaatamata sellele, et mul on väga ebamugav öelda ei, et siis mõnikord on see väga nagu vajalik. Nojah, ega see läheb mugavamaks minu meelest, nagu algus on jumala vastik, aga pärast on jumala okei. Saad ju aru, ega endale öeldakse ka okei, aga ei lähe endast välja. Ei, ma ise, nagu mul ongi selline tunne, mina saan väga austan nagu väga, et inimeste piire, aga siis miks ma ise enda omi nagu üldse nagu ei respekteeri, et see on ka nagu siuke vahva nii-öelda märkamine olnud enda juures ja olen seda jah, tänu siis sellele nagu spordikarjäärile kuidagi õppinud. Vahepeal hoopis korraks suusatamisele tagasi, nagu füüsiliselt discgolf ja suusatamine on nagu ülierinevad alad, eks ole, aga nagu mõlemas on minu meelest nagu kõvasti vaimujõudu vaja, et minu meelest kõik vastupidis alad, kus on nagu üksik stardiga tegemist, see on ju puhas enese nagu piitsutamine lihtsalt ja discgolfis ma küll ei ole nagu alaprofessionaal ja statistikat teinud pole, aga mulle tundub, et maailmameistri tiitleid võidetakse ja kaotatakse ikkagi nagu puttidega, nagu pigem lähivisetega kui siis mingite kaubitega. Ei saa vist ikkagi nii öelda, et ta on nagu ikkagi kombinatsioon, et sa pead kõiki elemente valdama. Muidugi see putt on väga oluline, et kui sa kogu aeg nagu korvi lähedale viskad, aga ei suuda ära puttida, et siis jah, tõesti sellest ei pruugi nagu üldse kasu olla. Aga lõpuks ma arvan, et meistrid ikkagi kroonitakse nagu selle kõige nagu kombona, et see, ma arvan, et kui sul mingi element väga tugevalt lonkab, vigu tuleb igal pool ette, aga et kui ta väga tugevalt lonkab kuskil, siis on väga keeruline nagu seal midagi ära teha. Mu teooria võib-olla põhines selles, et ma nagu eeldan, et nagu oskused või nii füüsilised kui tehnilised ikkagi maailma tipus on üsna nagu sarnased, et vahe tulebki ju sellest, mis su kahe kõrva vahel toimub, eks. Mu küsimus siis oligi, et kas nagu sealt suusatamise sellest on nagu midagi kaasa ka discgolfi võtta või pigem see, et tuleb lihtsalt täiega pingutada kogu aeg? Ma arvan, et see suusatamises oli palju lihtsam nagu selles mõttes, et seal oligi nagu, et see stardipauk käis ära ja siis panengi lihtsalt täiega ajama ja seal ma ei osanud üldse midagi planeerida. Ma oli siis, kui jõud sai otsa, siis sai otsa ja midagi ei olnud mõelda. Aga diskis on ikkagi nii, et see võistlus ju kestab mitmeid tunde ja sa oled seal oma mõtetega üksi raja peal, sa jõuad seal mõelda igasugu huvitavaid asju, et
sa pead võtma kokku ennast selleks üheks viskeks, et sa ei saa nagu seda tagasi võtta enam. Et see, mis sa teed, see jääb ja sa pead seda aktsepteerima. Et siis kuidas nagu tuua endast välja parim sel momendil, et seda oskust ma alles saingi, ma arvan, discgolfi rajal nagu õppida ja alguses oli ikka palju raskem, et ma kuidagi ikka sisemiselt läksin nagu põlema, kui mul ei õnnestunud nii, nagu ma tahaks, aga mida aastaid edasi, seda rohkem ma nagu kuidagi andsin endale andeks või ei hakanud ennast tembeldama, et sa oled ikka täitsa koba, et sa ei oska midagi, et vahepeal see võib nagu pead tõsta, see sisemine kriitikaga, aga üldjoontes ta ikkagi kuidagi vaikis maha, et jah, see on discgolf on õpetanud seda vaimset tugevust ja sellist enese häälestamist ja iseendaga, ütleme, läbisaamist, et sa pead endaga väga aus olema ja ikka kompromissitult aus, et vaatame neid osi, mida sa ei taha vaadata ja sest muidu ei saa nagu. Kui ma mõtlen, kuidas oma nagu, ütleme, seda pinget, selle ühe soorituse pinget vähendada, siis esimene asi, mis ilmselt meil mõlemal päev tuleks, et rohkem tööd teha, eks ole, et teeme selle need elemendid kõik hästi heaks, siis ma hakkasingi praegu mõtlema, et kuidas discgolfi nagu trenn üldse spetsiifiliselt käib, kas on nagu selliseid päevi ka, kus mitte istu, seisad nüüd punktis A ja lihtsalt kütad, ma ei tea, 1000 viset ühes suunas, mitte ei tee nagu rada, vaid lihtsalt nagu harjutadki konkreetselt nagu mingit. Jah, põhimõtteliselt küll, et sa harjutad seda ühte nagu viset või ega mingilt maalt ma tundsin ka, et nagu justkui kõik tegelikult need oskused on nagu olemas, keha tegelikult juba teab, kuidas kõike teha, et vahepeal võis olla lihtsalt nii, et näiteks mingid konkreetset viset ma tunnen, et siin on mingi ebakindlus, et ma pean minema natuke rohkem lihvima. Aga ja muidu just talvisel ajal oli sellist, ütleme, ma käisin kergejõustikuhallis, viskasin võrku drive, siis puti harjutamine kindlasti on hästi oluline, et neid lähivisked, et sa tunned, et saad silmad kinni ka on ju teha. Et just, et kehas oleks see teadmine olemas ja ma arvan, et siis võistlusmomentidel ongi see ülesanne see, et sa nagu annad mõtlemiselt üle selle tegemise nagu kehale, et sa lihtsalt usaldad seda, et su keha teab, mida sa pead tegema, et kui ma hakkaks mõtlema, et okei, kuidas ma nüüd selle käe pean panema, et täpselt nagu see nurk või see vise, siis on juba ette nagu tead, et on hukas, et seda sa teed trennis, on ju, aga selleks hetkeks ta peaks olema juba nii nagu automaatne, et sa ei kahtle ka, et sa usaldad. See vist on igal spordi ajal põhimõtteliselt nii, et minu korvpallis ammu või treener kogu aeg ütles, et mängija, kes mõtleb, ta on hiljaks jäänud, kui sa hakkad seal midagi mõtlema, siis see olukord on juba möödas. Siis ilmselt just sama, kas mind hakkas nüüd huvitama, kui palju keskmiselt nagu või visked teed või palju kõige rohkem ühe selle trenniga, ma ei tea, kas sul on niisugune asi kuskil kirjas ka, aga umbes, ma ei tea, 1000 viset või 500 või nii kaua, kuni käsi valutama hakkab. Jaa, nii kaua, kui käsi valutama. Seda, on ka neid olnud, kus hakkabki käsi valutama ka, et aga seal mingi putitrennis võis küll olla mingi 1000 putti võib-olla ära, et mingi aasta ma vist äkki märkisin kuidagi neid ülesse ka, aga muidu ma ikkagi otseselt ei loe neid viskeid, et see kuidagi oli rohkem ka selline tunnetuspõhine, või et näiteks pooleteisttunnine aken ja siis ma lihtsalt teen nagu, harjutan neid asju, mis tunduvad olulised, et seal juures nagu seda statistikat pidada ma ei pidanud nagu oluliseks, et aga sul oli nagu treener ka või tegid seda nagu üksi selles mõttes, ma mõtlen, see on jube üksluine tegevus ju, kui sa nagu 3 meetrit siia jälle võtad selle kätte jälle viskad. Et said vähemalt kellegagi juttu rääkida või lihtsalt oma peas? On neid trenne, kus ma olen üksinda ja kus Silveriga on ju, tegime koos, aga ja mul ei ole midagi üksi treenimise vastu, et ma olen juba maast madalast. Tegelikult, muidugi tänasel päeval ma väga naudin sellist võistkondlikku tegemist, et oleks lõbus ja kuidagi, et seda fun'i oleks rohkem. Et see on tuim töö ja üksluine kindlasti, aga kui nagu see mingi siht on silme ees, siis see kuidagi see ei ole nagu nii hull või siis nagu
ma võtsin seda nii, et noh, et see on nagu, see käib nagu siia juurde, et see on osa sellest ja mul ei ole midagi selle vastu. Et vahepeal oli võib-olla natuke nagu mossis, et ei viitsi, aga siis ikka tegin ära. Aga mis hetkel sa aru said, et sa nagu reaalselt oledki maailma tipus nagu sellel spordialal, et võidud ja asjad tulevad, ma ei tea, võib-olla algus sa ütlesid ka, et arvasid, et kogemata on see meistritiitel seal ja nii edasi, ühel hetkel muidugi käisid ju ise võistlusi otsimas ja juba USAs läks väga hästi, ma ei tea, 2019 ma vaatan, et sa võitsid PDGA 17 võistlusest 10 ja 5 olid teisel kohal, et siis pidid küll ise juba aru saama, et nagu vaadake mind. Ma ei tea, mul ei ole kunagi tegelikult seda suhtumist olnud, et ma olen päris nagu hea või vinge või et ma kuidagi ei ole seda, ma alati nagu pigem nägin seda, kus saaks veel nagu juurde panna või mida saaks paremini teha või ma ei, kuidas ma ütlen, et ma ei tundnud, et nüüd ma olen väga turvalises kohas, et siia ma nüüd jään. Et mul on alati olnud see mingisugune vibra sees, et ikkagi on vaja ju tööd teha edasi ja seda ja teist ja kolmandat, et aga ma mäletan, et siis kui COVID hakkas läbi saama, siis 2022 nagu siis hooaja välisel ajal, mul tuli nagu väga selline selge nagu soov, et ma tahan MM-i võita. Ehk siis ma ikkagi nagu pidin teadvustama, et see on üldse nagu, võimalik, et see on võimalik ja see on reaalne, on ju. Ja see soov oli nagu nii tugev ja selline nagu motivatsioon, et see saigi teoks sellel samal nagu suvel, et ma nagu ühel hetkel nagu juba rääkisingi endaga nii, et ma olen nagu maailmameister ja see kõik ongi nagu käes nagu. Ja siis see juhtuski, et see oli päris ka jälle sürr asi, et siis see mingi teadvustamine pidi olema, et ja siis ma kuidagi jäingi sinna alates sellest hooajast sinna Ladvikusse ja väga palju erinevaid rekordeid on tulnud minu nimele ja isegi see hooaeg, mis siis jäi nagu poolikuks justkui ei olnud nagu kõige kergem minu jaoks, siis tegelikult ka siia mahtus palju võite ja palju väga häid kohti ja ka see maailma kõige kõrgem keskmine reiting naismängija poolt, et ka see on päris nagu äge saavutus ja ma mõtlesin selle peale vist eile, et ma ka nagu, ma kuidagi ei teadvusta neid asju endale, et alles nüüd nagu vaatan, et tegelikult tõesti päris vinge oli, et nii nagu ägedaid asju on tehtud, aga kuidagi oled selles protsessis sees ja vaatad jälle seda järgmist asja, et siis nagu unustad ära. Aga vaadates seda hoogu, mis sul siis nagu sees oli, siis nagu väliselt tundub, et see surve, mis ikkagi võitmisega kaasa tuleb, sest alati ju järgmist või nagu tiitlit või võistluse võitu kaitsta on ju raskem, kui seda esimene kord võtta justkui, eks ole. Siis see tundub mulle, et sul nagu see surve ei tulnud, et tuli pigem nagu hea kannustus ja hakkas veel paremini võib-olla siis kõhtlused kadusid, et kas sa tollel ajal üldse nagu tegelesid teadlikult oma siis vaimse poolega ka või kuidas see üldse välja nägi või mis hetkel sa hakkasid selle vaimse poolega nii teadlikult tegelema, ma ei tea, sa muidugi ütlesid, et sul juba noorena olid need eksistentsiaalsed küsimused, aga kas mingi hetk nagu võtsid abi ka või kuidas see välja nägi? See tegelikult need, ütleme, see huvi oli kogu aeg olemas, aga ma ei osanud seda kuidagi nagu, et kuidas see huvi peaks siis väljenduma või mis ma nagu tegema peaks, et neid eneseabiraamatuid võib lõpmatuseni lugeda, et igaüks kirjutab oma aga siis 2021 tegelikult mul olid väga tugevad sellised uneprobleemid ja see nagu viis mind siis kuidagi sõbrannale kurtma, et kui ma muidu olin ikka harjunud oma jamadega nagu nii-öelda jamadega üksi hakkama saama, siis sealt kuidagi selline ikkagi ma ei tea, kas siuke pooleldi nagu appikarje, et tõesti oli raske, et kui sa ikkagi pool aastat ei maga ja terve see aeg oled võistelnud, see oli päris kohutav, et enda lapsele ma ei tahaks sellist asja. Ja ma olin lihtsalt nii väsinud ja kurnatud ja siis tema soovitas mulle holistilist regressiooniteraapiat, millest ma ei olnud mitte kunagi kuulnud ja ma ei olnud ju käinud kuskil, ma ei tea, ka sellise tavalise vestleva psühholoogi juures aga ma mõtlesin,
mis seal ikka, et ma võin ju proovida. Ja kuidagi sealt nagu sai see võib-olla sügavam siis tee alguse iseendale lähemale ja üldse nagu teadvustada mingisuguseid enda selliseid käitumismehhanisme ja et kuidas see funktsioneerimine siis on käinud, et ehk siis jah, siuke 5 aastat nagu on rohkem olnud nagu teadlikumat tööd selle enda vaimse maailmaga. Ja kui kiiresti sa aru said siis, et sellest nagu reaalselt ongi abi, nii sinu siis uneprobleemide kui ka võib-olla võistlustulemuste puhul? Tead, need võistlustulemused, ma tunnen, et olid nagu head kogu aeg, et vahet ei ole, kas hambad ristis või natuke nii-öelda pehmemalt. Ma arvan, mis saigi nagu selgeks minu jaoks, oli see, et see ei pea olema ilmtingimata hambad ristis, et tegelikult saab olla ka teistmoodi. Ja just selline nagu mingis mõttes selline pehmus ja mingi lõdvestus ja et seda ka tippsporti on võimalik teha niimoodi, et ei ole nagu veri ninast väljas. Hakkasid nautima ühe sõnaga nagu rohkem? No jah, kuidagi, et ma ütleme nii, et ma hakkasin nagu paremini kuidagi reguleerima ennast, jah. Et ja üldse nagu see pakkus mulle teistsugust perspektiivi ja see ju, kuidas me maailma kogeme, et see sõltubki meie perspektiivist, et see on nagu see, mis meie sees toimub, et me võime vaadata ühte sama asja ja näha täiesti erinevaid asju, et ei ole nagu, see ei ole objektiivne. Seega on asju, millega sa saad tööd teha enda sees selleks, et tajuda maailma teistmoodi, et see vist oli nagu see kõige suurem õppetund. Kas sa oskad mõne, ma ei tea, praktilise näite ka tuua? Muidugi, kui see on liiga isiklik, sa ei pea seda jagama, eks, ja üldse kogu see vaimne pool on ju väga indiviidis sõltuv, aga ometi seal on mingisugused nõksud, nipid, ma ei tea, mida sa saad näiteks teha selleks, kui sul on nüüd see putt maailmameistri tiitli peale, et mida sa siis teed, et nagu rahulik olla? No eriti lihtne oleks, kui oleks nagu mingi nipp, on ju. Et mina olen aru saanud, et meis kerkivad erinevad tunded ja me tihti lugu nagu tembeldame neid tundeid siis heaks või halvaks või mis iganes ja see on nagu selline lõputu asi. Aga kui sa nagu võtad seda pinget või tunnet kui lihtsalt ühte tunnet, et ja üldse ei pane sellele mingit silti külge, siis sa saad aru, et sa ei pea nagu samastuma selle tundega, et ma olen nii ärev appi, ma ei tohiks olla ärev, kuidas ma teen seda putti, kui ma ärev olen. Saad aru, et ma olen ärev praegu, aga praegu mul on nagu see võimalus, et anda endast parim, et teha see enda parim sooritus, et kui ma praegu nagu siia pingesse nii-öelda kinni jään, et siis ilmselgelt, ta võib sisse minna, aga ta ei pruugi, on ju. Et teen nii nagu oskan ja see teen nii nagu oskan päästis mind päris palju nagu, et ma nägin küll seda kogu virvarri, mis võis minu sees nagu toimuda, aga et ma kuidagi usaldasin lihtsalt seda protsessi, et just see usalduse leidmine ja et see julgus eksida ka, mis siin korra käis on ju enne läbi, et midagi nagu ei juhtu või ei ole valesti, kui sa nii-öelda eksid enda arust, et see lihtsalt on elu, et kui me suudame need hinnangud ära võtta, et siis nagu läheb lihtsamaks. See tee nagu oskad, siis sa pead seda hästi oskama selles mõttes. Aga ma hakkasin lihtsalt mõtlema tegelikult selle peale, et kas sa tunned, et nagu sus oligi nagu talenti ka discgolfi peale või see lihtsalt nagu justkui su jutus kõlab nagu pidi nagu midagi olema, mis sinu kettad sinna korvi ikkagi lisaks sellele, et sa suudad seda nii-öelda tööd palju teha ja said selle mõtetes, leidsid mingisugused nipid, aga ikkagi võrdlemisi kiiresti ju päris nagu kõrgele või nii. Jaa, ei selles suhtes, et ju midagi ikka peab olema ja ega seda ma ei oska täpselt nüüd öelda, et mis asi see nüüd on ja et kas see on nagu üks element või see on kombinatsioon mingisugustest asjadest, on ju.
aga kindlasti ma võin seda öelda, et noh, et see, kuidas ma sinna ala juurde jõudsin ja missugune kuidagi see teekond on olnud ja selline see edu, et see kuidagi nagu jätab siukse mulje mulle, et see ei saa nagu kuidagi juhuslik olla. Et mul on selline tunne, et ma nagu justkui pidingi siia nagu selle ala juurde jõudma ja neid asju nagu tegema ja noh, kui ma tänagi lähen ju mängima, et ma ei ole nüüd nagu nii-öelda spetsiifiliselt ju treeninud, mul ikka tulevad visked välja, ma teen nagu selle hea ringi, et noh, et seal on nagu ikka mingisugune oskus on ju nagu olemas ja ma usun, et mul kindlasti on seda võimekust veel teha väga suurepäraseid nii-öelda ringe aga jah, et eks elu siis näitab, et kas ja kuidas on ju, et kui sulle nende emotsioonide nii-öelda valitsemisega või talitsemisega tegelema hakkasid, kas siis kuidagi hakkasid võitudest rohkem rõõmu ka tundma või? Kui nagu mingis mõttes mulle tundub, et kui sa oled juba favoriit ja sa võidad, siis see on nagu pigem nagu pingelangus versus kui sa nagu päriselt suudad asjast rõõmu tunda, siis nagu suudad seda võitu ka natuke nautida. See on väga nagu hea ja huvitav asi, mis sa välja tood minu arust, et emotsioonid ja tunded on ju tulevad meile tundmiseks ja me tihtilugu tegelikult ei taha neid tunda, eriti just selliseid, ütleme, noh, et ma ei tohiks vihane olla või ma ei tohiks kade olla või midagi, et paneme endale nagu pidureid peale. Ja siis ma ühel hetkel märkasin, et ma ka jah, rõõmustamisega ja selliste positiivsete emotsioonidega nagu hoian ennast tagasi, et ma ei tea, kas see on nagu kohane siin nagu väga nagu hõisata või rõõmus olla, et see oli ka asi, mida ma justkui pidin õppima, et tõesti nautida seda, et ühel hetkel ma vaatasin, et nii palju nagu vingeid asju on tegelikult toimunud, aga ma ei olegi nagu kuidagi selle üle nagu rõõmustanud, ma ei ole osanud rõõmustada, et mul on jälle see next thing nagu, et see ka tuli jah, selle karjääri jooksul nagu, et teadvustada, mul läks hästi, tunnengi nüüd lihtsalt rõõmu selle üle, mul läks hästi, et väga mitmeid võite ja saavutusi läksid ka sinna, et okei, et see on justkui nagu normaalne, et mul läheb hästi, et siin ei ole ju midagi nagu rõõmustada, et jah, see on hästi huvitav tegelikult. Aga rõõmustame siis koos, kas oskad välja tuua näiteks 3 oma senise karjääri nagu tipphetke, kus sa nagu päriselt tundsid ka nagu just, ma mõtlen seda hetke mitte tagasi mõeldes, et siin ma pidin olema rõõmus, eks ole, vaid nagu seda, et sa mäletad ja ma ei tea, võib-olla tuleb kananahk peale või noh, mis iganes, et paar sellist momenti äkki. No maailmameistri tiitel, ma kujutan ette, on üks neist, on ju? Jaa, oli küll, selles mõttes, et kohe ja see esimene võit oli küll niimoodi, et ma tegelikult juba sinna viimasele rajale jõudes nagu, ma sain aru, et nüüd see tuleb ära, et nüüd tuleb lihtsalt see viimane rada ära mängida ja ma olengi saavutanud selle, mida ma olen aasta aega, mille nimel ma olen nagu selles mõttes tegelikult ju rohkem aega treeninud, aga just nagu see sihipäraselt, et kus ma olen mõelnud, et see MM-i tiitel on seekord minu, et see juhtuski, et kuidas asjad toimuvad elus, et see on nii nagu sürr ja siis oli küll, et see viimast rada nagu kõndides kuidagi juba nagu tahab pisar voolama hakata ja selline, et ei suuda nagu seda hingeliigutust enda sees nagu hoida, et see on nagu see töö ja maht ja kõik, mis sinna on läinud. Ja teine MM-i tiitel ka kohe järgmine aasta tegelikult, sest siis mul oli tütar kaasas ja siis nagu see liigutas, et minu nagu tütar on, nagu näeb seda, et ema ei ole lihtsalt pool aastat kuskil ära, et iga aasta, vaid et sellised nagu vingeid asjad on võimalikud ja juhtuvad ja et siis ta oli seal nii-öelda ka kohal ja tunnistajaks sellele. Ja kindlasti siin lauluväljakul Euroopa meistrivõistluste võit, et kus viimane ring oli nii lappes, kui üldse saab olla, on ju, aga et siis nagu see
no siis seal oli ka muidugi see pingelangus selles mõttes, aga hiljem, no esialgu oli pingelangus ja siis ma õhtul mõtlesin, et kui õnnelik ma olen, et see võit ikkagi nagu tuli, et ma suutsin kuidagi sellest nagu asjast nagu läbi tulla, et see kuldmedal kuidagi oli nii oluline sel hetkel ja et see siin Eestis tuleks ja ta tuligi ja siis ma tõesti tundsin rõõmu. Aga jah, no minul tuli igatahes kananahk peale, kui sa kirjeldasid, need järelikult on sulle ka need jah ikkagi olulised, sest siis seda edasi andes see kandubki teistele, aga no lähme siis hästi rõõmsatelt teemadelt nüüd ikkagi natukene kurvemate juurde ja tuleme siis tänasesse päeva, et hetkel sa ei võistle. Et äkki sa oskad kuidagi lühidalt kokku võtta, et mis sellise otsuseni viis ja kuidas sa sinna nagu jõudsid? Jah, seal on nagu, seda saab vaadata nagu mitut moodi, et ma usun, et tegelikult sellesse otsusesse viis juba nagu väga palju pikem aeg kui lihtsalt, ma ei tea, mingi lähiminevik, ütleme siis nii, et ma tegelikult tundsin juba peale oma seda 2023. aasta väga edukat hooaega, et ma kuidagi upun sellesse kõigesse, et ma olen nii väsinud ja siis meil on discgolfis hästi lühike nagu see hooaja väline aeg, mis kõik sai kuidagi täidetud ka mingisuguste meediakohustustega, uute sponsorite leidmisega ja siis peaks nagu treenima ka ja tegelikult see on see aeg, kus ma tahaks perega olla ja ma olin nii nagu suures sisemises konfliktis juba sel hetkel, aga ma mõtlesin, et okei, ma pingutan selle ära, et siis saab nagu selle mingi töö tehtud ja et siis saab kunagi puhata. Aga ma olin tegelikult väga haige see talv, ma olin tõesti nagu raskelt haige, et A-gripp oli ja üks külmetus teise otsa, mis ka oli juba indikaator, et tegelikult on ülepingutatud, aga jälle sain hakkama ja läksin uut hooaega alustama, et aga siis juba ma tundsin, ma olen hästi väsinud ja ma üritasin seda kõike nagu kuidagi maha suruda, sellega toime tulla ja siis, kui tuli 2025, siis tegelikult enne hooaja algust perekonnasisesed sellised sündmused toimusid, millest ma sain nagu teadlikuks ja see kuidagi oli nii nagu jahmatav minu jaoks. Ma mõtlesin, ma ei hakkagi üldse nagu kuskil ära sõitma, et ma olen siin nagu kodus, aga siis kuidagi jälle suutsin ennast sellest välja rääkida, et ei, et mul on viimane aasta nagu lepingut jäänud, et ma teen ära selle ja siis ma võtan aja maha, et see tundub mulle loogiline, et ma nagu hakkasin ratsionaliseerima seda ja ei läinud selle tunde najal midagi tegema, mis esialgu tuli. Ja tegelikult hooaja algus oligi jälle edukas, et ma ei ootakski endalt midagi muud, on ju, aga samas ma tundsin, kuidas see kõik nagu kuhjub minu sees, kuidas see sisemine vastuolu, et kui ma tunnen, et ma peaks olema kodus, miks ma siin olen, nagu miks ma kuskil ringi reisin. Ja elu hakkas mulle kohe nagu andma ka põhjuseid, miks minna koju. Ma murdsin enda varbaluu, siis ma jäin jälle väga raskelt nagu haigeks, mul oli palavik ja mingi räige nohu, aga ma ei jätnud võistlemist pooleli. Ma tegin oma murtud varbaluuga mitu kuud tegelikult edasi. Ja mul siis hakkasid juba tegelikult need käeprobleemid ka, mis tänagi on ju tunda annavad, et siin see keskmine sõrm, et see kapsel, ma ei tea, kas seal on täitsa nagu katki midagi või lihtsalt on suurenenud, aga et nagu neid füüsilisi nagu vigastusi tegelikult oli nii palju. Ja siis ma mõtlesin, et Euroopa meistrivõistlused on tulemas ja et siis on jälle nagu mingi umbes pannakse kella külge, et Kristin veab alt sinna, et ma ei taha seda, et ma ei taha veel seda pinget, ma ei taha ka enda kanda võtta, et ma parem teen ära, ma kannatan ära lihtsalt. Aga tegelikult see kannatus oli nagu see oli väga ebameeldiv, et just kuidagi seda maski kanda, et kõik on korras, kuigi ma tean, et juba see voolab nagu üle ja välja, et see tegelikult ei ole nagu kõik korras, et see on minu vastutada, et võtta see paus ja öelda ei. Ja siis ma teadsin, et kui ma need maailmamängud ka veel ära teen, et siis ma võtan küll mõtlemisaja. Aga lõpuks see mõtlemisaeg nagu kulmineerus sellega, ma tundsin, et ma tegelikult ei taha üldse tagasi minna hetkel, et see kuidagi mu fookus ei ole võistlemisel,
ma olen kogu aeg nagu toimetanud ikkagi ju nii, et kui ma lähen võistlema, siis mu fookus on võistlemisel ja praegu ei ole, et mul ei ole mõtet seda teha niimoodi. Mul on vaja see aeg võtta, natukene nagu selgusele jõuda, et mida ja kuidas ja sealt see otsus sündis ja ma ütlen, minu nagu peas see tee oli väga loogiline, aga ma saan aru, et väljapoole see ei paista üldse nagu mis toimub. No nii, kui sa praegu seda räägid, siis mul küll mingeid küsimusi ei teki, et tegelikult ülimalt loogiline, aga no kuidas siis see paus praegu läinud on, kas sul on tekkinud mõtteid ka tagasi mineku või tuleku, ma ei tea, kuidas seda nimetada, suhtes või praegu lihtsalt elaki nii, nagu elu läheb ja lihtsalt naudid seda nii-öelda aega, mis ju kätte on tekkinud ja noh, ei saa öelda, et vähem nagu füüsilist valu, sest probleemid on ikka, aga... No hetkel jah, elan seda elu nii, nagu ta tuleb mulle. Et ma üritangi nagu spetsiaalselt nagu mitte üldse nagu neid plaane teha, et järgidagi kuidagi seda enda tunnet ja enda vajadusi, et kuhu nagu see tõmme parasjagu on ju. Et ma jätsin kohe meelega selle asja nagu niimoodi avatuks, et ma ei tea, kas see soov nagu seda teha sellist tippsporti ja mismoodi seda teha on ju, et kas ta tuleb tagasi või missugusel kujul ta tuleb tagasi ja ma arvan, et see on okei, et seda ei peagi nagu teadma. Et aga selle ma nagu leppisin endaga kokku, et ma selle aasta võtan kindlasti vabaks, et isegi kui mul tekib see soov minna, et ma ei lähe see aasta, et ma ei ole ju, või jah, ma viimased 12 aastat olen ju, põhimõtteliselt olengi elanud seda elu, et proovida nagu teistmoodi ja eks see kohati on olnud väga nagu ebamugav see asi, eriti veel nagu see kuidagi see otsuse vastuvõtmine, teatavaks tegemine, et hästi keeruline, aga samas, kui see nagu tehtud on ja praegu ma tunnen küll, et see on väga õige ja ma väga nagu naudin seda, mis praegu toimub ja nii palju on sellist avastamist ja nagu uudisimu tekkinud, et ei ole enam seda vana rütmi ja süsteemi, nagu, mis kogu aeg nagu oli nagu varjutas kogu aeg, et niikuinii toimub see ja see ja see ja see, et nüüd on nagu väga palju mänguruumi. Aga kas selle otsuse tegemine oli raske nagu lihtsalt sellepärast, et on palju inimesi, kes sinult ootab võistlemist ja häid tulemusi või sellepärast, et ma ei tea, mis mina oskan öelda, kui mina karjääri pidin nagu lõpetama, siis mul oli nagu identiteedikriis selles mõttes, et kui ma ei ole sportlane, siis kes ma olen? Mis sinu jaoks nagu selle otsustuse siis nagu või selle vähemalt väljaütlemise nagu raskeks tegi, sest tegelikult mulle tundub, et enda peas olid selle justkui nagu ära otsustanud, aga mingid lihtsalt võitlesid natuke või ise enda vastu. Jaa, eks mul ongi enda nagu selliste päris vajaduste väljendamisega olnud alati raskusi ja võib-olla see kuidagi tunduski mulle, et kui ma kogu aeg olen nagu hakkama saanud ja ära teinud et kuidas ma nüüd siis ei saa ja miks ma ei saa ikka ja siis on teiselt poolt ongi see tunne, et aga praegu mul on vaja seda lihtsalt, ja tegelikult sellel ei peagi mingi põhjendust olema, kuigi mul oli terve ports põhjendusi nii-öelda enda peas, et miks nagu see paus on vajalik ja miks see võiks hea olla, on ju. Et siis see nagu tegi raskeks, et ma arvan, et seda, eks mõneti kindlasti sai jälle seda identiteeti ka jälle nagu lahustada, kuigi ma ütlen, et suure portsu ma sain juba nagu seal keskkooli ajal tehtud, et sain aru, et elu on nagu suurem kui on ju see karjäär või see sport või üks osa on ju sinust, et ma olen ikkagi midagi enamat kui lihtsalt see diskgolfar. Aga jah, mingid jooned ikka tulid nagu esile, et kuidas siis nüüd edasi? Aga see kõik aja jooksul ilmutab ennast ise, kuidas edasi, et mul on selle vastu mul usaldus. No minu meelest tähtis ongi, et praegu endal on hea tunne ja nagu sinu elu on näidanud, mulle tundub, et kõik, mis peab, jõuab nagu nii sinuni ja nii läheb. No suur aitäh sulle, minu meelest sinu lugu tuletab meelde, et sportlase tugevus ei seisne ainult vastupidavuses ega medalites, vahel seisneb see oskus
selles, et on vaja märgata, millal peatuda ja ennast kuulata. Kui siit vestlust midagi kaasa võtta, siis eks see, et vaimne pool ei ole midagi, mis muutub oluliseks alles kriisis, vaid see on osa sportlase tervikust algusest peale ja enda eest hoolitsemine ei tähenda allaandmist, vastupidi. See tähendab vastutuse võtmist iseenda ees ja see ongi peavõit. Aitäh sulle, Kristlin! Mul on väga hea meel, et sa siia saatesse tulid. Ma arvan, see on väga hea kuulamine kõigile, kes spordiga enam-vähem kursis on ja kõigile teistele ka. Ja soovin sulle ikka edu sellel vahepausil ja kui kunagi tagasi discgolfi rajal oled, siis elame sulle kõik väga suure rõõmuga kaasa. Ja väga ilusad sõnad, aitäh ja aitäh kutsumast ja kuulamast. Aitäh!